Meie järgmise loo peategelase Marekiga on meie pikaaegsed vaatajad juba kohtunud. Aga see kõik juhtus enne suurt õnnetust, mis tema elu kardinaalselt muutis. Marek! Marek oli 23-aastane, käinud gümnaasiumi järel läbi 12 Euroopa riiki ja viimaks leidnud oma koha elus. Ta oli liitunud noorte tugila programmiga ja aitas enda sarnastel ekslejatel leida õiget teed. Nii sattus ta Ringvaate saatesse. Üle Eestiselt on meil nüüd 2100 noort tulnud. Kes ütlevad, et nad ei tea, mida oma eluga peale hakata? Kes ei ütle, et mõnda soovitab teilt sõber, et hästi palju ongi sellist info levimist inimeselt inimesele, et ei ole sellist konkreetset kohta, kus neid noori nii-öelda leida. See intervjuu oli eetris 2017. aasta alguses. Nüüd võttis Marek meiega ise ühendust, et näidata, kuidas inimese elu võib hetkega muutuda. Need fotod siin on tehtud vaid paar kuud pärast Ringvaates esinemist. Ma kodus lahaksin puid, kui tütar helistas. Et ma ei uskuks seda. Ajaleht kirjutas toona nii. Teisipäeval kella 8:20 paiku juhtus Tallinna-Tartu maantee 62 kilomeetril Paide vallas Mustla-Nõmmel liiklusõnnetus, kus sai vigastada 4 inimest ja hukkus autos olnud koer. Kas sa tol hetkel, kui see juhtuma hakkas, tundsid ka midagi, et nüüd võib midagi hirmsat tulla? Mu sõber pärast ütles, et kui ma olen nende reka tuli, ma olen aga ma midagi tea sellest. Kiirabi sõidutas Mareki Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Ta oli 6 aega koomas. Palju pidi nägema koomas mingeid asju ja olema. Minu jaoks oli tühima. Siiamaani me räägime, et ma magasin. Pikk päev oli ja puhkasin. Arstid ei uskunud eriti, et sa sellest välja tuled. Hiljem ma kuulsin et mul ei oldud väga lootust antud. See foto on tehtud päeval, mil Marek tuli tagasi. Kuuga oli ta saanud ette habeme, mis varem oli visa kasvama, kuid muu jõud oli kadunud. Sellest üle ei saa mõtlema hakka. Pool aastat ma ei rääkinud mitte midagi, ainult suu liikus ja häält ei olnud. Sul ei tekkinud kordagi sellist mõtet, et nüüd on elu läbi ja ma olen siin voodis nagu pool kapsast ja milleks see kõik? Sellist mõtet ei olnud. Mul oli rohkem arusaamatus, et olin seal voodis, miks ma siin liigutada ei saa. Aga ma ei mäleta sellist allakäiku. Ühe hooldaja sõnu mäletab aga Marek selgelt. Marek, sa pead ja aru saama, et sa ei saa olema enam mitte kunagi sama Marek, kes enne. Aga sellele lausele ma vastasin enda peas. Kui ma sama olla ei saa, siis saab alati parem olla. Vanemad ei tahtnud muud kui pojale lähedal olla. Nii et kui Marek sai Haapsalus taastusravi, panid nad Paraleparanda üles telgi ja elasid seal. Selline elu kestis üle kuu. Hommiku 8 läksin sinna temaga ja õhtu 10. Pikad päevad koos temaga. Visalt aga edusammud tulid. Marek hakkas silphaaval rääkima, aga enne seda õppis ta tasapisi uuesti kirjutama. Ma isegi ei tea, et ma seda kirjutasin, aga mulle hiljem nagu näidati su esimene sõna. Siin oskab Marek juba rohkem kirjutada. Sa tegelikult olid ju väga kõva reisisell olnud.
kuidas sa praegu, kui sellest õnnetusest hakkab kohe 5 aastat saama, seda talud, et no ikka veel reisida ei saa? See on, kuidas ma talan, see on selline suur puudejääk, kuna ma nende samade sõpradega interneti teel räägin ja siis nagu tahaks minna kokku saada jälle asju teha. Aga tean, et ma pean tegutsema, siis ma ikka saan. Sõbrad ei jätnud Marekit maha. Need fotod on tehtud, kui nad üle Euroopa teda haiglasse vaatama tulid. Selle redeli kinkisid aga tema endise kooli õpilased ning selle trenažööri ostmiseks kogus raha üks klassiõdedest. Eks ta ajab mind siin ise rohkem takka. Sest ega kodutoimetust on ka teha ja siis tuleb leida siin oma toimetustele ja tema kõrvalt aega ja nagu ma lubasin talle, et seni kui ma liikuda jaksan, tema otsib omale need kohad, kus ta käia tahab ja käime. Ja ma tahtsin sulle näidata, et ma saatsin kirja paari kohta, kus pakutakse logopeedi teenust ja uurisin, millised on minu logopeedi nagu võimalused seda saada. No kõne läheb tal paremaks, aga just see füüsiline pool on, jääb kuidagi maha. Sai ikka siin toas rolaatoriga käia, praegult ei tule jalg maast lahti ja kõik ei tea. Tegelane, kes koha Mareki ratastoolis hõivas, on Muffin, 3-aastane labradori ja hagija segu, kes saanud nime haiglasse toodud muffinite järgi. Ta tunnistatigi minu omaks, kui ta jäi minu sülle magama. Ta oli nii väike, aga nüüd on natuke suurem. Olgugi, et ratastoolis käib Marek Muffiniga jalutamas. Alati see päris hästi ei õnnestu. Kui ma rihmas hoidsin, ta nägi midagi ja sööstis ja ma olin tema järgi kõhuli asfaldi peal. Ikka ei ole see, mis oli enne. Seda muidugi tagasi ei saa enam, aga püüame ikkagi nii palju, kui vähegi võimalik, et ta ikkagi saaks liikuma. Mis selle kohvikuga sul nüüd on? Kohvikuga on niimoodi, et enne õnnetust oli mul tõuge, oma kohvik oleks lahe, aga ma ei teinud mitte kunagi mitte midagi selle jaoks. Peale õnnetust, kui ma jõudsin jälle selle kohviku mõtteni, ma mõtlesin, seekord teen ära. Terve inimene saab teha kohviku, aga mina selle kõrval pean ka veel õppima ja taastuma. Ma loen enda õnnetust nagu restardiks. Tihti te neid pirukaid saate? Üks on kapi peale, mis seekord nii hästi välja ei tulnud. Kes selle ära sööb? Ikka mina. Kuidas on siis? No, on parem olnud, seekord ei ole see, aga söödud saab. Ma enne Haapsalu minekut siis teen ühe veel. Sul siin seemned sees polegi veel? Vähe panen. Tahtsin proovida, kuidas tuleb. Mareki uus elu on kestnud juba peaaegu 5 aastat ja tal on olnud aega mõelda. Selle juhtunu ma tahan võtta endaga elu kaasa kui lisaväärtuse, kuna mul oli soovi jätkata inimestega tööd nagu enne õnnetust. Nüüd ma näen võimalust seda enda kogemuse põhjal jagada. Marek läks õppima kogemusnõustajaks, et kursused lõpetada, tuleb tal ületada vaid üks takistus. Tal tuleb leida endaga sarnases olukorras inimene, keda päriselt aidata. Mis see esimene asi siis on? Mida tuleks teha, et sinna musta auku ei jääkski? Mind on väga palju aidanud selline positiivne suhtumine ja eriti huumor. Temal on see
ja omapärane huumor on tal ja oskab üles kütta. Isegi sihuke üksteise kallal nokkimises võib saada nali. ikka rohkem tuleb teid turgutada. Kart on. On sul mõni unistus, mis sind tiivustab, et ühel päeval ma tõesti olen siit ratastoolist väljas ja kõik on jälle teistmoodi? Tiivustab võib-olla see, et sõpradega rääkimise läbi on meil tekkinud idee, siis kui ma juba kõnnin, et siis ma reisin 12 riiki läbi, käin neil külas. Iga riik eri sõber. mis sa arvad, kas see tuleb välja ka? No ma ei saagi ei öelda, kuna kui ma taastuma läksin Haapsalu ja üsna esimene asi, mis mulle reegliks tehti, ei või öelda. Nüüd ma pean ütlema, et ikka saab.